Tere! Mina olen Ragne Värk ja kutsun teid kuulama saadet Mis täna söögiks, kus kõik keerleb toidu ümber. Nii, kas olete valmis? Alustame! Minu tänaseks vestluskaaslaseks on tuntud Eesti toidublogija, kokaraamatute autor ja toidufotograaf. Aastal 2009 lõi ta tänaseks väga populaarse toidublogi Tuuli retseptid, kust leiab tohutul hulgal erinevaid retsepte, alates lihtsatest argipäevaroogadest kuni pidulike toitudeni. Ta on toiduajakirja Oma maitse üks köögitoimetajatest. Lisaks on ta teinud tohutul hulgal erinevaid retseptikoostöid Eesti erinevate ettevõtetega. Ja inimesena on ta tõeliselt tore ja hea südamlik inimene, keda mul on au isiklikult tunda juba aastaid. Tere tulemast, Tuuli Mattiisen! Tere, Ragne, sa oled nii põhjaliku kokkuvõtte teinud, et ma siin punastani aheldamisi. Mul oleks tegelikult see oluliselt pikem olnud, aga siis ma mõtlesin, et ma pean teda nagu niimoodi kokku võtma, et ma oleks võinud sinust rääkida küll ja veel, et ma hakkasin kusjuures, kui ma seda kirjeldust kirjutasin, siis ma hakkasin mõtlema, et kui kaugele meie tutvus nagu läheb. Ja ma jõudsin aastasse 2009 ja see oli enne seda, kui sa oma blogi tegid. Ma ei tea, kas sa mäletad, sa olid siis turundusjuht ühes ettevõttes ja me istusime ühise laua taga. Mina olin klient. Ja mina olin seal teisel pool, et see läheb nagu päris pikalt ja siis mõned kuud hiljem sul tuli oma toidublogi. Ja ma just mõtlesin alustada seda sellega, et kui me nüüd mõtleme aastaid edasi, siis mis on see, mis sa oled oma toidublogi, tänu oma toidublogile, ma ei tea, saavutanud või teinud või mis on need lahedad asjad, mis poleks ilma toidublogita võimalikud? Jaa, tegelikult ongi see toidublogi pidama hakkamine, mis tegelikult, sul oli täiesti õigus, see on seotud aastal 2009, kui mul sündis 3. laps, oli alguses natuke sellise meeleheitel koduperenaise eneseväljundi otsimine, et mul midagigi muud oleks ka kodus teha, eks ole, et sa ei saa kuskile kaugele kooli ega tööle ka minna, sa pead lapsega olema. Ja siis, kuna mul toidu valmistamine on alati meeldinud, siis tundus see sellise kirikeset küla lahendusena, mõnusa väljundina siis. Ja ka mul ei olnud tegelikult mitte mingisugust aimu ega ambitsiooni, et mis sellest kõik välja kasvab ja et ma praegusel hetkel olen täpselt siin, kus ma olen, sellest ei olnud mul, just, et see ei olnud nagu selles mõttes selline teadlik karjääri planeerimine, vaid siis lihtsalt hakkas juhtuma. Ja võib-olla see ongi kõige ägedam, et kui sa teed seda, mis on nagu päriselt meeldib, mis on see päriselt kirg, et siis kuidagi kõik lähebki nii mõnusalt ja loogiliselt ise paika, nii et ma tegelikult veel peale lapse sündi ka, eks ole, et kui laps sai 3, üritasin ikkagi ka mõned korrad nagu päris tööl käia. Aga kuigi ma paralleelselt just, et ma õppisin, eks ole, pilte tegema, sest alguses mul ei olnud aimugi, kuidas fotoaparaat, mis pidi ta käes käiba ja kuidas sellega pildistada, et see on omandatud siis lisaks veel. Ja ütleme niimoodi, et ma 2 jumalat ei jõudnud teenida ja siis ma valisin selle, mis on südamelähedasem, ehk siis kõik see toidufotograafia, retseptide toimetamine, retseptiloome, ka toidustilistikat on tulnud päris palju. See on kõik nüüd see, mis on sellest väiksest algusest, et kui ma selle blogi siis avalikuks panin, alates hakanud juhtuma ja see on kõige ägedam teekond, et ja minu senise elu kõige pikem töökoht, ehk siis nagu selles mõttes, et ma ei kavatse mitte midagi muuta. Ja ongi see, et kusjuures, kui me alustasime suht samal ajal, mina olin 2007 aastal, aga põhjus oli täpselt samamoodi, mis sul, et ma jäin lapsega koju ja siis midagi nagu tahtsid teha, nagu midagi nokitseda ja siis kuidagi nagu hakkasid seda blogi tegema, aga mitte üldse ka samamoodi nagu, et kuhu see võib-olla nagu välja jõuab, on ja. Et lihtsalt enda jaoks vaikselt samamoodi, kuidas pildid alguses, seda tehnikat ju ei olnud üldse. Nüüd ajavad naerma, eks ole, aga nad on omamoodi armsad, et ikka põlve otsas nokitsedes. Ja teine asi ongi nagu see, et omal ajal oli selles plaanis ju lihtsam, et oli blogi. Et nüüd on, eks ole, see sotsiaalmeedia, et sa oled igas kanalis ja siis kõik see suhtlus ja eks ole, et kuidas seda hallata, et see tegelikult on ikkagi läinud ka hoopis teiseks, hoopis keerulisemaks, et kaasojuda vahel ikka naeran, et parast tinokas olen küll, et selles mõttes, et kui keegi 15 aastat toidublogi pidada, et siis mõned alustavad alles mõni aasta tagasi,
asi, eks ole, et ja kusjuures alguses me ju tegelikult nokitsesime kõik omaette ja mis on veel eriti tore, on ju tegelikult see suhtlus teiste toiduinimestega, kui meil on kuskil välja sõidud, siis need on nagu klassiekskursioonid on ja siis oled sa terve päev nagu kuskil väljasõidul ja siis nagu pärast veel, buss sõidab ära, sa räägid ikka juttu. Ja see on jah nagu selles mõttes selliseks sõprusringkonnaks kujunenud, et võib-olla ongi, et kui sa klassikollektiivi oled, siis kõik on tegelikult erinevad, aga meil on veel ka see, et eks ole, see toidukirg on läbiv joon, ehk siis nagu selles mõttes jututeemad ei mitte kunagi ots, et see on garanteeritud. Ja absoluutselt ja tead, ma tean, et mina olen Pärnust on ja sina oled Pärnu tüdruk on ja nüüd, kui 2 Pärnu tüdrukut on siin koos laua taga, siis suvi on ju algamas ja ma tean, et vahetult enne suve, vähemalt minul on toidublogis alati Pärnu toidusoovituste list, siis see muutub alati väga populaarseks ja me enne arutasime, et võiks seekord jagada soovitustena Pärnu erinevaid toidukohti, et mida me tõesti soovitame, sina oled väga palju Pärnus söömas käinud, mina olen väga palju söömas käinud, et äkki võtaks selle läbi ja räägime siis paari sõnaga, miks see siin meie listis on ja tegelikult see list, mis sina saatsid, on meil suhteliselt ühine ja siis pärast võib-olla räägime nendest, mis on natuke väljaspool Pärnut, mõned soovitused sina räägid ja siis, aga alustame, mis sa arvad? Sa võta siis nimekiri ette, ma ei tea, kas sa tahad jagada, ma panin selle nimekirja. Ma igaks juhuks jah, et ma kedagi teenimatult ära ei unustaks, et ega ma pean tunnistama, et mina samamoodi hoian sinu soovitustel alati silma peal, sest mina nüüd ju Pärnus enam ei ela, sina elad Pärnus, et kõik sellised värskemad kohad, et ma hangin info sinult, et usaldusväärsest allikast, kes on koha peal, nii et mitmed lemmikud on ka tänu sinule siia jõudnud nimekirja kindlasti, aga jah, minu jaoks ma mõtlen, et kui ma nüüd Pärnul läheksin ja tahan kiiresti midagi, tavaliselt ma käin hästi kiiresti, sest mul on maakodu Pärnu lähedal, eks ole, et tururing ja siis võib-olla kuskil väike kohvi ja võib-olla kuskil väike amps ja siis, aga et minu esimene valik tõenäoliselt oleks jätkuvalt pastoraat, et mulle hästi kuidagi meeldib, mul on muidugi selles mõttes hästi isiklik põhjus ka, et ma kunagi elasin selle pastoraadi kõrval selles suures hallis majas, mis on praegu hästi õnnetus seisukohas korras, aga et kuidagi selline hästi kodune ja armas tunne ja seal pastoraat muidugi seal ongi ka kõik paigas, et need küpsetised, see pagari osa, need toidud on head ja teenindus on hea ja miks mitte, eks ole. Ja pastoraadi puhul on ka see, et mulle väga meeldib nende hommikusöök. Et see on kuidagi nii lai ja kuidagi nagu nii mõnus. Ja samas nii personaalne see kõik, et mul on jah, et ma olen mõned korrad ööbinud pastoraadis, et siis, või siis ta on siis Rosenplanter on siis hotelli nimi, aga et see just sama, et eks ole, et kui see peale ööbimist tuleb veel selline hommikusöök, et sa oled kuidagi hästi hoitud seal, et sellepärast mulle hästi meeldib see koht. Jah, nõus. Nii, mina siis toon teise siis toidukohana välja Kohvila. Ja Kohvila on selline koht siis Jaansoni raja ääres ja ma ütlen, see on minu üks viimase aja lemmikuid, ta ei ole toidukoht, ta on kohvik, kus saad saiakesi, head kohvi, seal on suurepärane veinivalik, et ta on kuidagi nagu nii mõnus, ta on kuidagi nii mõnusa, kuidas ma ütlen, vibe'iga, et mulle nagu väga meeldib, et ma hiljuti just käisin ja ma juba küsisin, et kas ma saan oma nimelise tooli, sest ma juba nii tihti käin siin. Ja nüüd ma kuulsin, et maikuu algusest nad hakkasid pakkuma nüüd ka hommikuti hommikusööki, et muidu on ikkagi selline kohv, saiakesed, aga nüüd on ka hommikusöök. Et ma väga soovitan. Vahel mulle meeldib ja hommikusööki Pärnu süüa, et kui ma teen hommikuse tururingi varakult ära, et siis istuda maha, sest ja see oli vist see koht, mida ma teadsin, aga mille nimi mulle ei tulnud meelde, et see koht seal jõe ääres. Täpselt, jaa, see jõe ääres, kus on head pagaritooted, ja nüüd ma tean, et see on Kohvila. Ja võt täpselt need pagaritooted on ka, neil on super head ja mis on neil see, et neil on alati see kvaliteet hästi ühtlane, et ei ole see, et ükskord ma saan nagu ühe maitsega, teine kord ma saan teise maitsega. Täpselt, et neil on nagu hästi ühtlane. Ja, meil oli see mõlemal nimekirjas. Nii, aga järgnev. Ja siis üks minu meelest nagu selles mõttes, et ma isegi taas avastasin Vesseti tänu sinule, et sa hästi kiitsid ja meil on samamoodi tegelikult jäänud listi, sest on alati, Vesset on meil pigem nagu selles mõttes selline õhtuse mingisuguse või et kui me siis, ma ei tea, kas lähme kuskil jalutama või tahaks mingit kerget einet või ka õhtusööki, et me tihti ka sinna. Rannarajoonis, eks ole, juba need vaated ja seal on nii mõnus chill olla, et on mõnus, seal on mingisugune see X-faktor, mis nagu töötab ja toimib ja on aastate pikku õnneks ka nagu täiesti toimima jäänud. Vessetil on muidugi ka see, et kui sa sinna külalisena ilmud, ütleme Pärnusse, siis
sa ei saa sellest mööda minna, sest ta on nagu nii magusas kohas. Nurga peal just. Ja selle ranna ja siis selle linna vahepeal, et sa täpselt seal alati jalutad sealt mööda ja seal on suvisel ajal on terrass suhteliselt täis, et nii või teisiti, kui sa vaatad, seal on inimesi, siis lähed vaatad, mis seal on. Nii, nimekirjas järgmine, Kastrul. No vot, Kastrul asub samas majas siis kohvilaga, seal on selline kohvikute ja toidukohtade punt seal Jaansoni raja ääres ja siis seal ongi Kastrul, et seda nii-öelda juhib minu hea sõbranna Andra Kalda, kes on samuti kokaraamatute autor, aga üldsegi mitte sellepärast ta ei ole siin nimekirjas, lihtsalt ma ei tea, need toidud on nii head ja need on kuidagi väga ausad ja hiljuti ma käisin ka seal lihtsalt täiesti tavalist päevapraadi söömas ja see oli nagu mingisugune kunstiteos, kuskilt lilleõiekestega kaunistatud ja seal on tõesti ja ma tean, et Andra teeb seda nii-öelda menüüd ja toite teeb nagu väga südamega, et ta ei lähe nagu alt latti, et ma kindlasti soovitan Kastrul. Kui ta on seal kohe kõrval, siis olen mina ka seal, mul vist ei tulnud ka meelde, aga kui ta on samamoodi, eks ole. Ma tean, et sa oled käinud seal. Ja oli küll mõnus, jah. Et selline, et toit oli maitsev ja ilus väljapanek oli ja koht oli mõnus ja jälle kõik eeldused olid täidetud selleks, et seal lihtsalt nagu mõnusalt ennast tunda. Nii, aga järgmine, sinu kord, on ju? No just, et kui sa oled Pärnu, siin supelsaksad on ka nagu selles mõttes selline... No, see on vist klassika, ma arvan, on ju. Et nagu selles mõttes vähemalt kord suve jooksul peaks sealt ikkagi läbi käima. No seal jälle ka, et seal muidugi on see, mis hästi tõmbab kõiki ligi, on ka see interjöör, mis on nii võrratu või et kui sa tahad nagu hästi ägedat sellist... natuke pullerpilik või et selline hästi õdus ja turvaline ja kodune ja värviline samas ja selline julge, et mulle ka see meeldib ja minu meelest supersaksad jälle ka, et müts maha, eks ole, nad on ju päris kaua juba tegutsenud. Kas aastast, issand, las ma mõtlen, kas see võis olla 2008 äkki, jah, selles mõttes nad on ma julge isegi aeg-ajalt nagu neid numbreid öelda, sest ta on nii suureks läinud, aga et tegelikult on ta ikkagi ju ka nii tublisti vastu pidanud, et sest Pärnus, endise pärnakana ma tean, et tegelikult ka see rütm on hästi sage, et suure hurraaga kevadeti kõik tulevad peale ja siis järgmiseks aastaks on jälle rendil sama ruum, et vastu pidada ka aastaringselt, et tegelikult ma arvan, see on päris suur väljakutse ja nii kaua, nii et selles mõttes ongi, et aplaus neile. Jaa, absoluutselt ja sõupelsaksed on see, et minu arust on seal nagu alati on rahvast. Kuidagi... Sellepärast vahel ongi, et me oleme isegi tahtnud minna, et selliselt ei mahu, et siis vaatame kuskile mujale, aga et see on hea märk, et just, et ei mingit allahindlust ei ole aastate jooksul tekkinud. Ja minu toidusoovituste nimekirjas, kui ma teen neid liste Pärnu toidukohtade kohta, ta on alati ka minu arust sees olnud. Järgmine koht, ma ei tea, kas oled seal käinud, see on üsna uus koht, on Janseni pitsa. Janseni pitsa asub siis Rüütli tänaval ja ta on selline pitsakoht, nagu nimest võib aru saada. Aga tead, ta kuidagi tuli ja võitis kõikide südamed, et see on ka üks koht, mis näiteks talvisel hooajal oli nagu pidevalt täis ja neil on tõesti väga lahe interjöör, pitsad on väga maitsvad, et seda ma julgen soovitada, aga ma ütlen, sinna peab koha eelnevat broneerima, et see võib täis olla. Seda on hea teada, sest jah, tegelikult mul laps on täiesti veendunud pizzafänn ja et siis nagu selles ma tean, kui teda meelitada või hakkad, siis on üks koht, kuhu ta viia ja eelnevalt siis nagu kinni koht panna. Nii. Ja. Mis meil nüüd järgmine on? Kant on vist sama, et Voova jääb, eks ole ka sinna... Aga teisele poole otsa Rüütli tänavale. Et kui sa Rüütli tänavalt jalutad, siis nagu Jansenist alustad ja Voovast lõpetad või vastupidi, aga Voova, ma vaatasin, et sellist vahepeal olid mingisugused renoveerimistööd või et kas oli siin mingil ajal, et ehitati kas olid või? Mingisugusel ajal, hooaja välisel ajal ma korra jooksin läbi, et tõesti, võib-olla tõesti oli. Aga võib-olla see oli mingisugune kergem. Kas olid tõesti, ma hakkan tead, mul ongi vahest niimoodi, et ma olen Pärnust ära jälle väga palju. Tead, kus juures midagi tuleb nagu ette küll, et nagu tuleks tuttav jutt tõesti, jah. Sest aga selles mõttes, et teades natuke, kes seal taga on, eks ole, et kokk on tugev ja tunnustatud ja mul olid ikka seal nagu selles mõttes, et paar sellist lemmikasja ka, mida ma aeg-ajalt käisin seal söömas, et neil on üks kollane hummus on selline. Ja ongi need eelroogde valikust, aga see avokaado, see niisugune sögadik või püree on. No just, et sellised, et nagu iga kord on hea ja lähed võtad jälle uuesti, siis vahel võtaks midagi muud, ei taha, ikka tahad seda head. Ja ta on just, et koht on ju ka mõnus tegelikult, et sellise linnas jalutamisel vahepeal maha istuda, et vahepeal annast välja ka minna. Ja kui me sealt samas kandis jälle ringi liigume, siis on selline koht nagu Rööm,
Seda ma ei tea. Kas sa tõesti? See on ju põhimõtteliselt ju pastoraadi vastas, seal kus sa kunagi elasid, siis seal kõrval. Teisel pool kõrval maja, kus kunagi kalakauplus oli. Ja just, et suvisel ajal on ka väga mõnus seal ja kuidagi, et seal on hea nagu õhtussöömas käia ja kuidagi väga selline sümpaatne koht on. Seal vist korra olen käinud, sellepärast ongi mul väga nagu, et selline valik selle ühe korra, aga nagu see oli küll nagu selle mõttes tore. Et seal vist ta väga kaua ei ole seal tegutsenud, et seal on vahepeal vahetahid. Ja kas äkki 2 aastat on nad olnud nüüd? Ma arvan, aga ei julge pead anda. Ma arvan, umbes 2 aastat. Nii. Järgmine. Vehvermints, et see peaks jätkuvalt vist olema ju see, et tegelikult Voova ja Vehvermints on tegelikult peakoka poolest nagu seotud, aga Vehvermints on jälle hästi nagu nunnukas koht, et ta on nüüd natukene selline eelteadmisi eeldav, et ütleme niimoodi, et tavapuhkaja, kes ise pärnakas ei ole ja ei tea seda kohta, ei pruugi üldse seda üles leida. Aga mulle hästi meeldib see väikese siseaiakene, et on nii õdus ja armas ja nunnukas ja see maja ise on ka nii nunnukas, et see on natuke nagu selline vanamäe juures külaskäik. Et menüü on sarnane Voovaga. Ja just, et samad kollast ummust võib sinna küsima minna. Just, aga just see suvisele ajal on see hoov hästi, et see ongi hooajaline koht, on ju, et ma nüüd mõtlen, kas nad on juba avatud, ma ei oska praegu täpselt öelda, aga et ta on nagu väga nunnu just selle hoovi poolest. Et seda võib-olla soovitada, et kui Pärnus keegi satub ja tahab natuke salakohta et siis otsigu Vehvermints üles. Jah, et ta jää niisugune tüüpilise nagu jalutuskäigu, et sa pead teda kõige natukene otsima. Ja. Nii, ja viimane ehk siis 10. on Raimond ja mina just soovitan, ma käin seal väga tihti nende uusi menüüsid pildistamas ja minu arust sealne peakokk Marko Lumera on lihtsalt nii loominguline inimene, et lihtsalt fantast, et ma alles käisin pildistamas ja need asjad, mis sinna toidud ja komponendid, mis sinna taldrikule jõuavad, on lihtsalt nagu imetlusväärne ja kuidas Marko nendest toitudest räägib ja kuidas neid taldrikud on seal spetsiaalselt valitud väga hoolikalt, et ma kindlasti soovitan, et see on pigem selline, et sa lähedki õhtul, sa võtad aega toidu nautimiseks, et mitte seda, et sa võib-olla kuskilt rannast tuled, ruttu hüppad läbi, et Raimond on natukene... Liivaste varvastega just läbi. Ja kindlasti, mis ma mainin ära, on ka see, et sel aastal on neil spetsiaalne kaaviar ja austri menüü. Vau, kõlab väga luksuslikult. Ja ma arvan, et see on väga äge, mida tasub uudistada. Jah, ma arvan ka, et tegelikult täitsa tasuks plaani võtta, sest sellepärast ongi mulle, et ma olen paar aastat käinud, et ma tavaliselt, eks ole, et kui mul on kuskil seal külmakirst autot, mis on nagu värsked kalaturult täis ostetud, et see ei ole nagu see moment, kui minna, eks ole, sinna Raimondisse, et ma tahakski võtta, et ma panengi ekstra riidesse ja siis ma võtan aega ja siis ma naudin ja et tuleb plaani võtta see suvi. Nii, aga räägi nüüd natukene toidukohtadest väljaspool, et mida sa soovitaksid? Jaa, minul on tegelikult Maamaja Pärnus selline natuke rohkem kui poole tunni sõidukaugusel. Tõstamaa poole siis sõita natukene Tõstamast edasi, aga see on hästi armas kant, mis on kuidagi vaikselt ka hakanud aasta-aastalt järjest ellu ärkama. Ehk siis nagu need toidukohad, mis seal kandis on mulle ka hästi tuttavad ja nagu selle mõttes, et oskan soovitada üks, mis on nüüd Ermistu järve ääres on Võrgukuur ja seal on nagu selles mõttes selline, esiteks seal järve ääres on hästi ilusad vaated, et saad järve ääres istuda ja saad seal ka, ma ei tea, kas telkida või siis kämpingu või siis nagu väikse majakese võtta, et seal on päris selline ruumikas ja palju valikuid pakkuv majutuskoht ka lisaks, et kes tahab kalastada, siis need võimalused olemas või Paadike järvele minna. Aga Võrgukuur ise on ka, et selline võib-olla see isegi ei eeldaks sellist natukene kämpingulaadsest kohast, et selline väga korraliku menüüga, väga korraliku teenindusega, väga korraliku veinivalikuga, et selline väga hea tunnetusega tehtud koht. Et seal samamoodi saavad kõik asjad kokku, eks ole, et see vaade, et seal on mõnusalt, eks ole, chillida seal järve ääres ja sa saad igati viisaka ja hea ja maitsva teeninduse ja toiduosaliseks ka, et soovitan võtta vahel võib-olla, et selline väike väljasõit. Ja siis sealt nüüd edasi minna, siis et seal, kus on Pärlselja, et kunagi ma olen ka pioneerilaagris seal käinud ja et nad imeilusad matsiranna, eks ole, et sellised mererannad. Et siis sealt veidi veel edasi sõita on Varbla sadam, mis on värskelt renoveeritud, mis on väga ilus ja väga kaasaegne ja ütleme, nagu ei olekski Eestis stiilis sadam, kus ümber on ka selline
suvilate, eramute rajoon arendusena tehtud ja seal on restoran Kroot, et suvel saab seal mõnusalt ka terrassi peal istuda ja seda vaadet nautida ja ta on kindlasti avastamist väärt, et seda enam, et ta ei ole nüüd teab mis kaugel Pärnust ja seal ümberringi on rannad ka, et mingi väikese rannapuhkusega, eks ole, väljaspool Pärnut seda ühildada, et Krootis ma olen ise ka käinud nüüd paar aastat tagasi, et see on tõesti nagu kuidagi sa oled nagu keset loodust ja nagu nii mõnus on olla, see on nagu toit on ka väga hea. Ja jälle kõik on paigas, et selline väga armas koht. Just nii ja tead, ma tahtsin veel 2 uut kohta nii-öelda avaldada, mis on Pärnusse tulemas. Võib-olla üks ei ole uus koht, on Tüün, see on siis rannas asuv selline rannabaar või selline rannakompleks ja seal asub peakokk ametisse siis Sten Märtin, kes on Rudolfis peakokk, et minu arust on Stenil väga hea käekiri, et ma arvan, et see Tüüni selle suvine menüü tuleb nagu väga äge. Ja teine koht on selline Suppeluse tänaval asuv Tuju, väga vahva nimi. On, päris äge on. Ja selle peakokaks on siis Margo Paluaja. Okei. Nii, et ma arvan, et sinna lähen ma kindlasti uudistama, just, et on põhjust. Ja ma arvan, et 1000 teist eestlast tahavad sinna minna, et ma arvan, et tuleb väga äge koht, et ma olen sealt mööda jalutanud ja sa näed, et seal sigimist-sagimist on seal sees küll ja veel, et kindlasti ma arvan, et tuleb midagi ägedat. Oi, väga äge. Kui see üks koht mul tuli veel meelde, aga samamoodi, et ma ei suuda seda nime, mis oli seal vana pargi keskel, kust väljas tehti grillidega ja selline pisikene majakene. Lastepargi seal nagu Krabi, just. Jaa, kas mul ei ole seda nimekirjas või? No vot, see nagu selles ongi, selle paneme kindlasti juurde, et see oli eelmise suve nagu selles mõttes avastus, et väga armas. Ja suvel on seal nii mõnus istuda, eriti kui on nagu ilus ilm, sa tead, naudid ja Krabi on kindlasti ka. Just, et selles mõttes, et vabandame, et kahe peale suutsime ära unustada, aga üks koht, mida kindlasti ka Pärnus avastada. Aga kõige viimasena jäigi kõige rohkem kõlama. Et sai selle eelise siis. Nii, aga paneme vist selle Pärnu toidukohtade osa lukku, on ju. Ma arvan, et päris korralik nimekiri sai just. Et läheks äkki retseptide jagamise juurde, mis sa arvad? Kas sul on retsept varutud? No mul üks retsept on, jah. Nii, üks retsept. Et ma mõtlesin, et ma olen alati võtnud, või alati, eelmisel korral võtsin ja nüüd teises osas võtsin ka mingi teema ja sel korral võiks olla see maasikas, sellepärast, et see maasikas hakkab juba nii-öelda tulema hooaega, on ju. Et midagi võiks jagada maasikast, olgu see siis magus või soolanretsept, sul on vist soolanretsept, on ju? Ei, ta ikka päris soolane ei ole, ta on selles mõttes, mina olen nagu see, kes nagu väga magusat ei armasta, ehk siis mul need magusaretseptid on ka kõik kuskil, see skaala on natuke teistsugune, aga et kui on head magusad maasikad ja nüüd nad hakkavad, eks ole, maasika maitse hakkab ikkagi tulema, et siis võt ongi, et eks ole, see toorene ise on juba nii hea, et ega sa väga ei taha midagi seal nagu selles mõttes liiga palju ka teha ja liiga palju tuunima hakata, et mul on üks selline maasikasalat, kus siis nagu kui on head balsaamikukreemi just sellist, eks ole, kus ongi seda natukene magusust ja natukene hapusust ja kõiki neid maitseid lisaks, et maasikad ära tükeldada ja siis veidi selle balsaamikukreemiga natuke marineerima panna, sinna võib lisada münti, võib panna ka basiilikut või mingisugust sellist ürti, et mis ka keelist õhetavamat ja natuke värskemat maitset teeb. Ja siis saabki nagu sättida, eks ole, et kui sulle meeldib magusam, sa võid ka natukene, ma ei tea, niristada mingisugust, ma ei tea, kaavisiirupit või et eks ole, natuke seda poolt rõhutada, et samas, kui sulle meeldib habukam, siis on nagu laimimahla, et siin hakkab juba just see mäng, et maitse ja vaata, et kuhu poole sa tahad seda tuunida. Aga minu meelest ongi, et ta aitab just sellisel hooajalisel, värskel, hea maitsega, magusal maasikal hästi mõnusalt särada ja natukene annab talle siis, eks ole, mingisuguseid selliseid muid nüansse ka veel juurde. Musta pipart isegi võib sinna peale panna, isegi siis, kui ta on magus. Ja, okei, no kõlab väga hästi. Minul on üks maasiku kondentspiimakook, mis on kohe täitsa retseptina mul olemas, mida ma tihtipeale teen, et tavaliselt on niimoodi, et maasikas nagu küpsetatuna. Mõnikord, tead, ei ole väga hea. Ta jääb kuidagi kahtlane. Aga mul on üks kook, kus ta ei jää nii kahtlane. Et jääb täitsa hea ja kui maasikahooaeg on läbi, siis sõstrad on mustikad, on vaarikad, võib kõigega teha seda. Et ühesõnaga klassikaline põhi on 250 grammi digestivküpsiseid ja 75 grammi sulatatud võid. Ja siis kate koosneb 75 grammist hapukoorest, 2 munast, 3
300 grammist maasikatest ja siis on vaja veel 150 grammi kondenspiima. Ja küpsised on vaja siis ära purustada või ka segada ja siis ma panen tavaliselt 24 sentimeetri suurune vorm on, panen põhja ja äärtele selle küpsise puru ja siis segan hapukoore ja munad omavahel, panen vormi, siis tükeldan maasikat, panen vormi ja siis kondenspiim läheb sinna kõige peale ja küpsetan 180 kraadi juures 35-45 minutit olenevalt ahjust ja siis voilà! Väga põnevalt, et ühest küljest nagu selline klassikaline kook, aga see maasikaga ja kondenspiimaga, et see võib olla nagu see võluvõti. Ja ta ei jää väga paks, ta jääbki selline õhuke, selline tartleti moodi, et hästi lihtne, väga vähe aega nõuab. Kes see suvel viitsib hakata seal köögis, eks ole, möllama, et peab kõige hästi lihtne meie möllame aias suvel kõik. No just, et retseptid on vist jagatud, väga tore ja ma arvan, et nüüd on aeg asuda toidutesti juurde. Väga põnev. Nii, aga asume siis toidutesti juurde. Täna on siin meil proovimises hummused ja miks hummused? Sellepärast, et ma arvan, et suvine aeg on tulemis ja need sobivad tippimiseks, need sobivad salatisse, grillitud liha kõrvale, et selline hea asi, mida lisandina pakkuda. Mis sa arvad? Ja, täitsa nõus. Ja valikus on siis need klassikalised hummused, siin ei ole mingid peedilisandeid, pesto-lisandeid, et need kõige klassikalisemad ja taas on pime test. Õiged nimed on mul siin kausikeste all. Mina küll tean, mis nagu osalevad, aga ma ütlen, ma segasin need ka ära, et ma ei tea, mis on mis, et mul on ka üllatus, kui me pärast avaldame. Proovime ja siis paneme nii-öelda järjestikku. Mis sa arvad? No väga põnev, et isegi peale vaadates võib öelda, et isegi need kõik originaalid on suhteliselt ikkagi nagu erinevad juba oma tekstuurilt. Ja ma just vaatan selline, üks on selline hummus, mis on selline hästi, mis me enne vaatasime nagu mahapähkli või kreem. Et tegelikult nagu hummusel ikkagi peaks selline kerge tekstuur olema, et kuidas Kiker-Hernes sellise kreemi saab, see on päris huvitav. Ja, et ta tundub, aga no võt võib-olla maitsed, aga mulle tundub see mõnusalt tekstuurne selline, üks selline kollakas hummus, et aga proovime, alustame siis otsast. Kumbast otsast võtame? Võtame siit kohe, õnja. Hakkame proovima. Nii, saame kreekerit kõrvale võtta, et kus juures see esimene hummus on päris normaalse värvusega, et mõned siin on niisugused kahvatud, aga need on päris kenad, õnja, et lõhn on ka täitsa nagu hummus. Vürtsköömet on ka tunda. Ma võtan seda isegi natuke rohkem. Jah, see on midagi taolist, mida just, et kui ise teen, on üsna sarnane see tulemus. Ma siin sellist ülemaitsestamised soovi ei teki. Täitsa okei, ma arvan. Paneme esimeseks praegu. Just. Nii, võtame. Siin on selline, teine hummus on selline, kuidas ma ütlen, natuke valkjam. Kahvatum oluliselt. Kahvatum. Aga tekstuur on suhteliselt sarnane, tundub vähemalt. On teraline, et see on maitselt hoopis teistkonna. Kas ta ei ole nagu vesisem natuke või? On. Kui esimene oli niisugune tummisem. Jah. Aga see ei ole ka halb. Ei ole, jah. Aga praegu nendes kahe võrdluses ma jätaksin ikkagi esimese jätkuvalt esikohale. Sama, jätame esimene ja teine, väga loogiline esialgu. Ja teine teiseks. Nii, võtame siis sellise kollase, mis see tundub natukene kuiv, tundub kuivem, jah. Ja natukene võib-olla siin prooviks. Sest nad ei ole siin kaua seisnud, ma ju alles panin nad siia alusele, et ta on juba hakkab kuivama, jah. Nii. Oota, las ma mõtlen. Mõni oleks pisut mage. Ma tahtsin öelda natuke maitsetu. Ma tahaks natuke maitset. Tõenäoliselt on aus Kiker-Hernes on seal sees, aga mina natuke siin maitsestaksin. Ma olen väga nõus. Mitmendaks jätame? No, ma arvan, praegu ikkagi vist. Kolmas, on ju? 1, 2, 3, et praegu on väga hea. Esimene on esimene, teine, kolmas, kolmas. Ma olen täiesti nõus, tahaks mingit sellist nagu ka mingit vürtsköömet või ongid see täiesti. Need hummuse basic maitse või baasmaitseaned on kuidagi siin nõrgalt esindatud. Nii, neljandana proovime siis seda, mis on see kõige kreemiam. Mis näeb nagu halva kreem välja ja värvi ja tekstuuri arvestades. See väga ei kutsu sööma, kus juures. Kuidas, jah? Ta ei just, et nagu selles mõttes, et kui mind rääkida naturaalsusest, et teades, kuidas hummus valmib, siis siin on mingisugune... Seda on
tehnoloogiline mingisugune viperus nagu justkui olnud. See ei ole hea ka. Kusjuures see nagu ei maitsegi hummus. Kui sa silmad kinni paned, siis ta on nagu mingisugune määre. Mingi toorjuust ja ma ei tea midagi siin imelikku sisse segatud. Täpselt, ta on nagu toorjuustuga tehtud, on ju? Toorjuust, mida on kummaliselt maitsestatud. See jääb kindlasti 4. 4 jääb 4. Ja nüüd selgub, et kas see rivi jääb paika või tuleb viimane mängija. See viimane on ka päris ilusa värvusega. Ja ta on natuke vist kõige sarnasem esimesega. Et see tekstuur ja see kreemisus või nagu selle mõttes see paksus on sarnane. Et kui värvuselt peaks võitma, siis esimene ja viimane on praegu sellised... Ja nad oleks nagu ühest purgist võetud peale vaadates, et üsna sarnased näevad välja. Nii, aga terviseks siis. Issand. No ta on parem kui 4, on ju? Ta on väga sarnane 3. natukene. Aga samas see tekstuur on parem, et ta ei ole nii kuiv. Ei, täpselt. Aga maitselt ta tahaks ka natuke mingit maitset lisaks. 4 siis. Nii et mina paneks ta kuskile keskele, aga et... Ma mõtlengi, selle nüüd kõige viimati proovituna, kas me paneme 3. ette taha. Siin see värvus on ilusam 4. Ja ta on kreemium ka, et eks ole, ta on süües mõnusam, nii et võib-olla, sest maitsestus nagu paigast ära väga ei olnud, eks ole, et võib-olla ei natukene... Natuke midagi oleks tahtnud, et nende 2 esimesel oli nagu... Mulle see esimene muidugi meeldis kõige rohkem, mis me proovisime. Nõus. Nii, aga mis me nüüd teeme siis? Kas me paneme võrdselt või? No enam võib jah selline rebimine olla või siis nagu selles mõttes, et kui ma tekstuuri silmas pean, eks ole, et see peab olema mõnus süüa ka, et siis ma pigem ikkagi selle kreemi ma paneksin nagu ettepoole. Aga siis panemegi 3., 4. ja 5, et see kõige viimati proovitud saab siis 3. koha. Nii. Valitud või? Olemas, nii aga avalikustame. Kas oskaksid arvata, kusjuures ma ka ei tea praegu, mis on, kas oskad arvata, mis see viimane on? Ma arvan, et see on mingisugune kuskilt mingi suur tootmine, et või mingi poe oma toode, et kus on nagu hind on hästi oluline ja siis nagu lüüakse sellega alla, et mingi kvaliteet kannatab. Sest ma kõik võtsin toidupoodidest, ühe, mis ma võtsin siis Tallinnast ossi, mida ma Pärnu toidupoodidest leidnud, aga need on kõik olemas Rimides, Selverites, et aga avalikustame Ribella. Ja ei tea, mis asi see on. Tead, see Ribella pakend ei tundunud väga selline, mis kutsuks, et neil olid väga palju erinevaid maitseid ka ja neil olid üks toode, oli isegi selline, tead, ma ei teagi, mis maa oma see on, aga üks toode neil oli selline, kus olid taolised kreekerid, mis me nüüd praegu proovisime, olid veel lisaks sinna üles pandud näksikarpi, ühesõnaga selline, jah, ära teeninud. Aga just, et selle mõttes ongi, et... Seda ei ostaks. Nii, 4. Okei, see on mul praegu üllatus. 4. on noppe. Oi, kusjuures ma vaatasin, kui ma ostsin seda, see on nüüd Stockmannist pärit, siis seal oli nii meeldiv see komponentide nimekiri, aga tõesti tahaks natukene maitse... Natukene kreemisemaks ja siis teil on raudselt nagu selle mõttes juba asutakse ettepoole. Ja mingit maitset soola ja midagi veel. Okei. Nii, 3. koht. Gourmet-klaab. Kusjuures ma ise oleks pakkunud, et see gourmet-klaab on esimene, aga et eks ole, et siin ikkagi jälle... Aga mis see esimene on tõesti? Sul tundub väga loogiline. Nüüd jääb keeruliseks. Nii, okei, ma võtan 2, siis 2 on noa. Okei. Aga ma mõtlen, mis ma siis ostsin, see veel okei. Nii, ja esimene, mis see võib olla, mis seal oligi? Nii, okei, avalikustame. Ühesõnaga see, mis me kõige esimesem proovisime, on siis ka podcasti lemmik. Ja siis on võitja ja kõige parem Marta Pagar. Okei, just. Tegelikult ma ise vahepeal mõtlesin ka selle peale, et neil on maitsestusega hästi ja kõikide toodete maitsestusega on hästi, nii et selles mõttes see läheb tegelikult sobitub nagu selles mõttes nii loogikasse küll. Ja Marta Pagaril on muidugi väga erinev. Kuidas sa suhtud erinevatesse maitsete hummustesse? Et seal oli tõesti nagu, see oli ka šokolaadi hummust, ma vaatasin. See on natuke võib-olla minu jaoks veidera, aga ei, selles mõttes mulle need
erinevad maitsed meeldivad. Et on hästi ilusad värvid ka. Ja, et minul ei ole nende lisandite vastu midagi, nagu ma ütlesin, eks ole, et mul vahepeal, kui ma ka tegin selliseid igast porgandi ja peedi hummuseid ja retsepti üles panin, et sain riielda, kuidas ei ole mitte mingi hummus. Aga ma ei tea, ma arvan, et nagu selles mõttes, et tükke mängida võib küll, et kui see on, näiteks Marta Pagari, ma tean, et on vist musta küüslaugu hummus, mis on väga mõnus, hästi sügava umaamise maitsega, no väga hea. Ja Marta Pagari hummused olid väga mitmetes nagu toidupoodides esindatud, et kui mõndasid ma vaatasin, et ma sain ainult ühes poes, siis Marta Pagar oli ilusti esindatud. Aga see on isegi mulle üllatav, et gurmeeklaab, et mulle osad nende hummused ka väga maitsevad, just sellised natukene triki, et päiksukuivatud tomatiga või et mul on üks lemmikvõiku ongi nagu selle mõttes, et selline röstitud leib või sai ja siis sinna seda hummust peale ja kitsejuustu ja tomatit ja no minu mõttes on nii mõnus kombo. No vot, tomatite hooaeg hakkab ka tulema, nii et saab hummust tomatit võikul teha. Nii, aga tõmbame otsad kokku. Tuuli, aitäh, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Ja aitäh, et kuulasite ja loodetavasti see saade andis inspiratsiooni ja erinevaid ideid ja kuulame juba järgmises episoodis.